Kas oled kunagi mõelnud, kuidas iga tegelane digitaalsesse tsirkusesse jõudis? Millal nad saabusid? Või isegi nende abstraktsiooni kronoloogia? Noh, sõbrad, selle kõige taga on seletus ja lugu. Alustame! Aastal 1999 arendas ettevõte C&A oma kõige ambitsioonikamat projekti, tehisintellekti, mis suudaks ise maailmu luua. Selle projekti peamised osalejad olid Grant, keda tuntakse paremini kui Kinger, ning ka Scratch. Scratchi ideid mõjutas juba ebastabiilne meel. Samas aastal 1999 sisenevad süsteemi esimesed katseisikud. Kinger, Queenie, Scratch, Spike, Ratti, Bisco ja Vormo. Pole päris selge, kas kõik neist olid digitaalse tsirkuse esimesed programmeerijad, kuid üks asi sai meile väga selgeks. Nende saabumine polnud planeeritud. Tegelikult näeme, kuidas Scratch on Kane'i peale väga pahane selle eest, mida ta tegi. Ja kuigi nad olid esimese põlvkonna tegelased uskumatul digitaalsel tsirkusel, kulus üllatuslikult terve aasta, enne kui nägime esimest abstraheeritud ajaloos. See oli Scratch ise, seesama, kes andis ideid Kane'i loomiseks. See juhtus aastal 2000. Võib-olla nad isegi ei teadnud, et tsirkuses on võimalik abstraheeruda, mis kindlasti mõjutas palju seda, et aasta hiljem oli järgmine abstraheeritu olemas. Aastal 2001 abstraheerub Bisco, väike täpilise kostüümiga narrkloun. 2 aastat hiljem, aastal 2003, langeb Spike, lilla dinosaurus. Sama juhtub Rattiga aastal 2005 ja Vormoga aastal 2006. Ja lõpuks aastal 2007 abstraheerub üks selle sarja tähtsamaid tegelasi. See esimese põlvkonna tegelane Queenie, kes oli Kingeri armastatud abikaasa. Kõige kurvem on see, et Kinger lubas oma abikaasale Queenile, et seni kuni nad on koos, ei lase Kinger tal midagi juhtuda. Pole tähtis, mis juhtub. Ma alati. Ja nüüd sida lähed keldrisse! Ta ise nägi, kui Kane viis ta keldrisse, nii et Kinger jääb üksi. Üllatav on see, et ta ei abstraheerunud, kuigi jäi 2 järjestikuseks aastaks üksi. Me ei tea, kas ta selle aja jooksul seikles Kane'iga või mida ta tegi. Aga tema üksindus lõppes 2090. aastal, kui saabus Ragata. Ja Ragata saabumine paneb meid mõistma, et C ja A rajatistes oli ikka veel inimesi. Sest kui Ragata ilmub tsirkusesse, ütleb ta: "Poisid, kas te kuulete mind? Kuidas ma selle ära võtan?" Ma ei tea, kuidas seda ära võtta. Ei ole teada, kas poisid, kellele ta rääkis, olid järgmised tegelased, kes saabusid, või uurijad, kes tahtsid jätkata digitaalse tsirkuse projekti. Samal aastal saabusid ka Kohmo ja Roosa Küklop, kes moodustasid digitaalse tsirkuse teise põlvkonna tegelased. Aastal 2010 abstraheerus Roosa Küklop teadmata põhjustel. Tegelikult pole meil selle tegelase kohta peaaegu üldse infot. Uskumatu on see, et samal aastal ilmus tegelane oranži lehviga, kes jäi digitaalsesse tsirkusesse vaid 9 aastaks, sest tema abstraheerumine toimus juba 2011 aastal. Ja samal aastal saabus Ripit, tüdruk, kellest sai hiljem loo jaoks väga tähtis tegelane. 2012 aastal liitusid tsirkusega veel 2 tegelast, Jäneskloun ja Sinine Auster. Väga salapärased tegelased, kelle kohta meil samuti palju teavet pole. Aga Jäneskloun ei püsi peaaegu üldse, ta abstraheerub tõenäoliselt mõni päev pärast saabumist. Sinine Auster suudab veidi kauem vastu pidada. Ja siis aastal 2013 saabub Jax, kes loob tiheda suhte Ribiti ja Kohmoga. Kuid isegi see polnud piisav, et vältida vältimatut. Aastaks 2014 abstraheerub Sinine Auster. Aga samal ajal saabub ka Kangl, kes tundub olevat üks emotsionaalselt ebastabiilsemaid, alates tema saabumisest. Aga aastal 2016 muudab üks tragöödia igaveseks 2 tegelase elu, sest Ripit abstraheerub. Ja see muudab täielikult grupi dünaamikat, sest Ripit oli üks vähestest, kes suutis koos Jaxi ja Kohmoga stabiilsena püsida. Nii et kui Ripit langeb, murdub ka Jax.
ta muutub palju kaugemaks, apaatsemaks ja külmemaks kõigi suhtes. Ja samal ajal püüab Jack selle tragöödiaga toime tulla. Sellel samal aastal saabub Zubo, kellest saab üks viimastest tsirkuse ellujäänutest. Ja alles aastal 2017 saabus meie peategelane Pomni. Tema saabumine tähistab kogu loo kõige kriitilisemat hetke, sest Pomni tuleb siis, kui tsirkus on juba oma halvimais olukorras. Aga kõige hullem on see, et samal päeval, kui Pomni saabub, toimub Kofmo abstraktsioon. Nii et Jax jääb täiesti kaitsetuks ilma oma tugigrupita. Ja sellega algab digitaalse tsirkuse kokkuvarisemine. Aga nüüd, kes siis järgmisena abstraktsiooni langeb? Võib-olla me loos ei näe kedagi abstraktsiooni langemas, aga on üsna suur tõenäosus, et mõned tegelased ei pea enam vastu ja muutuvad või lähevad abstraktsiooni seisundisse. See, kes meie arvates kõige tõenäolisemalt võib abstraktsiooni langeda, on Jax. Tal on juba olnud mitu hetke, mil ta peaaegu abstraktsiooni langes. Siin näidati meile isegi, mida tegelased näevad, kui nad on juba abstraktsiooni langemas või on selles abstraktsiooni seisundis. Pealegi on tema ainus, kes on kogu grupist kõige rohkem eemaldunud ja lisaks sellele on tal olnud väga kummalisi käitumisi. Eriti 8. osas, pärast seda, kui nad olid Tingeriga vestelnud. Muide, meil on video, kus räägitakse, kuidas Jax on seotud tegelase Tediga loost, mis inspireeris üllatavat digitaalset tsirkust. Jätame selle siia juhuks, kui soovite seda vaadata. Järgmine, kes võib abstraktsiooni langeda, on Kinger. Tema on kõige kauem olnud digitaalses tsirkuses ja on siiani ellu jäänud. See on väga üllatav. Aja jooksul on ta aga üha enam kaotanud mõistuse. Meil on isegi näidatud, et ta unistab oma naisest Queenist, keda ta kõige rohkem igatseb. Lisaks pärast seda, kui tal ei õnnestunud end takistada mingisuguse mure pärast, mis võiks ta abstraheerumise äärele viia. Järgmine, kes võiks abstraheeruda, on Gangl. Ta on üks emotsionaalselt ebastabiilsemaid tegelasi ja igal hetkel võivad tema mõtted temast võitu saada. See koos tema emotsioonidega viib ta abstraktsiooni äärele. Ragata võib samuti abstraheeruda, sest tema on tsirkuses olnud teiseks kõige kauem. Ta on püüdnud olla kõigi ema. Isegi tundub, et ta tahab neid päästa, kuid teiste silmis on ta vaid lihtne kaltsunukk. Kui ta sellest aru saab ja selle omaks võtab, ei leia ta enam oma eksistentsile mõtet, mis tõenäoliselt viibki ta abstraheerumiseni. Zubu võib abstraheeruda, sest Kane panid oma traumat kõige hullemal viisil uuesti läbi elama. See jätab talle tõesti jälje ja viib selleni, et ta abstraheerub. Viimane, kes võib abstraheeruda, on Pomni, kuna tema on digitaalses tsirkuses kõige vähem aega olnud. Tundub, et tema pole veel nii katki nagu teised tegelased. On näha, et ta on iga Kane'i antud seiklusega julgemaks muutunud, kuid võib-olla, kui ta avastab tsirkuse kohta midagi, mida ta ei suuda taluda, jõuab ta sellesse ärevuse punkti, kus me näeme teda abstraheerumas. Noh, sõbrad, mida teie arvate sellest tegelaste kronoloogiast, kuidas nad jõudsid digitaalsesse tsirkusesse ja kuidas nad hakkasid abstraheeruma? Kas teil on mõni muu tegelane, keda me ei maininud? Me loeme teie kommentaare.